üks mõnest ettevõtlikust tallinlasest on võtnud tabureti, keeranud selja peale enne selle propelleri, istunud langevarju otsa, võtnud sellest kätega kinni ja sõidab sellega nagu lennukiga ringi. Tõtt-öelda hetkeks vilgatas see meie oodatav tundmatu lendav objekt juba siin telemaja taga taevas ja näete, sealt nurga tagant tema välja tulebki. Selle tabureti peal, seal üleval, istub Ott. Ott üritab siia kohe-kohe maha maanduda, et pärast meile sellest asjast stuudios ka rääkida ja mul abiks on siin Theresa, kes lubab ennast lahkesti nimetada ema lenduriks. Sa ise oled ju ka nende asjadega lendaja. Jaa, olen küll lendaja. Kui kõrgelt ja elan praegu nii kaasa. Mis siin probleemiks võib osutuda? Juhtmed, näed, ta ei saanudki maanduda praegu, ta läheb uuesti üles, tuleb nähtavasti uue tiiruga tagasi. Ehk et... Sellepärast, et juhtmed on siin niivõrd ligidale ja majade vahel on see tuul hoopis teistmoodi suunaga, nii et ühesõnaga ta läheb nüüd teisele katsele. Nii et tuleb ringiga tagasi ja üritab siia maha tulla. Ja. Me vabandame oma poolt nende ees, kelle autodelt me oleme siin paariks minutiks võtnud liiklemisvõimaluse ära, sest et ega teie ju ka ei tahaks kindlustuses seletada, et Tallinna kesklinnas põrkasin kokku mingi tundmatu lendobjektiga. Sedaviisi. Ott läheb teisele katsele, jah? Nii, Raivo hoiab taga siin praegust raadiosaatja teel ühendust. Mehel on kiivri sees on mikrofon, jah? Jah, tal on kõri peal mikrofon. Kõri peal on mikrofon. Kas me... Nii. Need aga mõned autod ei kuula sõna. Kõigest hoolimata. Nii. Kas nüüd, kui sobivat tuulehoogu ei tule, siis võib juhtuda, et Ott jääb sinna näiteks veel 4 tunniks? Ei, ta ikka tuleb ikka alla küll. Siis kui bents ära lõpeb või? Ei, ta tuleb ikka ennem alla. No. Jääme siia. Kadus kuskile Kadrioru kohale. Sellega ju presidendi lossi kohal lennata ei tohi, eks? Ei tohi. Miks? See on vist mingi turvakaitsevärk või midagi sellist, aga ühesõnaga, kui presidendi lossi kohal lennata või Toompea kohal lennata, tulistada seda alla. Kohe nii? Nii, tuleb. Tuleb. No. Võtame ta siis siin vastu. Oppa! No? Napilt läks lambi pirnist mööda. Oppa! Yes! Mürts! Tere! Yes, ilus maandamine oli! No vot, sa meid vist veel ei kuule. Nüüd kuuled. Pane aga asjad kokku ja lähme stuudiosse ja hakkame nagu sellest asjast kohe peatselt rääkima. Eks, kuidas sõit oli? Lähenemine oli halb, sellepärast, et tuul oli kuidagi vähe viltu ja ei saanud alguses üldse aru. Sellepärast tegid ka nagu mingi 3 katset maandamist? Just nii, sellepärast trajektoor oli halb ja siit majade vahelt hakkas nagu alla tuult puhuma, alla tuult on väga paha maandada. Nagu praegugi nägid, oli üsna suure kiiruse maandumine. Kus see praegusel sõidul kõige riskantsem hetk sul oli? No vast siin, kui ma tagasi võtsin ühe ringi ja läksin üle puuladva niimoodi natukene sedasi. Paari meetri kõrguselt. No, kosu mõni hetk ja siis kohtume stuudios. Me läheme siit edasi, et peatselt tagasi olla. Me alustame nende vahenditega, millega James Bondi filmis ilma varjuta lennati, aga siin on seda varju ka siia kohale vaja. Seetõttu me siin stuudios ringi lennata paraku täna ei saa, ehkki nii oli mõeldud küll. Kunagi, nii nagu ütles, kui see James Bondil juba viitad, siis ära iialgi ütle iialgi. Selles mõttes, et ei tea. Kui piiul on nii-öelda seinal, siis ühe korra keegi ikka toob ka poogna või midagi seesugust. Muidugi. Aga et teemantid on igavesed, siis tuli ka Ott suhteliselt tervelt alla selle asjaga, nagu te ehk saate alguses silmata võisite. Seda võisi, Ott tuli alla selle varjuga siin. Ja Ott on see. Ott on see mees. Seda ennem oli see nahast lendurimüts peas, eks. Ott, see asi on paraplaan. Sellega sa lendasid täna õhtul siia. See on paramootor. Paramootor. Jah. Plaaniks muutuda siis, kui vari on ka küljes. Jah, paraplaan ongi tegelikult see, mina kutsuks teda tiibvarjuks eesti keeles. Sest on nagu langevari, aga ta on nagu tiib. Millest ta siis põhimõtteliselt koosneb? Siin on nagu kas sa juhendad, kuidas ma seda välja võtan? Tool, mille taga on propeller. Siin on nüüd mitu operatsiooni. See on nüüd see mustkutside trikk, mida ma õppisin tegelikult. Nii, sa aruta peas, et sa neid musti pane nad siia kõrvale, et sa neid nagu ülejäänud kamaga kokku ei lase. Räägi sellest masinast. No see masin on, keerame siis niimoodi ta. Kõigepealt iske, et piloodil oleks äärmiselt mugav istuda, istub see sügavale sisse, nagu kookonisse ja lendab ja naudib. Keerame teistpidi. Ehitus on lihtne, taga on mootor. Mootori küljes on läbi reduktori propeller
Palju mootoril võimsust on? Mootor on 21 hobujõudu, on see mootor. See mootor on natuke võimsam, aga on ka poole nõrgemaid ja igasuguseid variante. No aga see kohalt ära saamine ei ole ju päris niisama, et paned mootori käima ja hakkad lendama, eks, et see tuleb kuidagi maast lahti joosta või midagi säärast. Ei, ta tuleb ikka maas lahti niimoodi. Vaat nüüd see vari ongi kõige olulisem, sest mootor on selline abivahend, mis annab nagu inimesele kiiruse, et see vari hakkaks tööle. Vari on see, mis tuleb kõigepealt joosta hooga nagu endale pea kohale. Ja kui oled veendunud, et vari on ilusti lahti läinud pea kohal, siis gaas põhja ja praktiliselt lähed hetkega lendu. Kui kiiresti niisugune asi lendab? Kusagil umbes 40 kilomeetrit tunnis. Seda ei ole üldse nii vähe, see on nagu mopeediga sõita. Seda on siiski väga vähe võrreldes ülejäänud lennumasinateks, sest see asja teeb ohutuks, selle lennumasina teeb ohutuks just see, et ta lendab nii aeglaselt. Isegi kui täna oleks väga halvasti läinud, ma oleks vastu maja seina sõitnud, no ma poleks surma saanud, viga oleks teinud, aga surma ei saa. Aga kui ma lendan mingi deltaplaaniga vastu maja seinas, ma saan surma. Seleta, Ott, ole hea, kuidas sa selle endale pea kohale nii-öelda õhku tõmbad, kui see sul niimoodi ees maas on? Oi, jah, sa küsid nii raske. Siin sai ta tänaval niimoodi sigramigra kokku lapitud. No idee on see, et ta tuleb niimoodi ilusti maha laotada. Ma vaatan nüüd, siis ma saan otsalt kätte. Nii, näe. Nii, katsu seal peal nüüd astuda. Vot. Hakkab tulema? Hakkab tulema, jah. Tähendab, ta ulatus on 12 meetrit, nii et ta niikuinii siia täielikult ära ei mahu. Äkki sa paned siis selle mootori käima ka korra, kui ta juba siin? Jah, oota. Anna siia. Vot nii. No nii, siis tuleb. Vot. Need otsad käivad nüüd. Inimese külge? Ei, need käivad siia mootori külge. Vaat siia. Keerame nüüd selle mootorile teistpidi. Selleks on meil spets karabiinid siin. Peavad vastu 2 tonni. Üldse kogu varustus on arvestatud kuskil 6-kordse ülekoormusega peab vabalt vastu pidama. Kas see oleneb, kas selle sõitja või selle lendaja kehakaalust oleneb ka midagi? Ikka oleneb. Kehakaalu järgi valitakse nagu see tiibvari. Tiibvarjusid on erinevaid, mida raskem inimene, seda suurema pindalaga varju peab valima. Tähendab see seda, et põhimõtteliselt, et kergematel meestel on tegelikult suurem oht, et tuul ta nii-öelda lihtsalt ära viib? On. Kui on väga kerge mees, mingi 50 kilo ja sõidab 100-kilose mehe varjuga, siis on tal üsna raske tuulega võidelda. Pane mootor käima nüüd siis. Oot, ma olen eest ära juba. Jah, ärme siis naljatame. Oot. Kõik peab ära võtma alati, mis võib sisse olla imetud. Sest nii näpud... Bentoni pikkpoisid nagu lähevad... Võivad minna näpud ära, kõik arvad asjad kukuvad alla, aga enamasti tehakse viga propelleriga endale. See on nagu kõige ohtlikum asi. Sest ega ta nii aeglaselt ei käi. Kotlet läks. See on tühi käik, ma ei saa rohkem nagu anda. See on tühi käik praegu, jah? See on tühi käik, ja see on sul gaasi see... Ma ei raisk, telekas kukub ümber. Oi jaa. Seinad kukuvad. Okei. Järgmises saates oleme juba uue stuudios. Tühi käigul hakkas meist uus stuudio. Vaatame korra Raivo masinat ka, sest et see siin olevat Eesti ainus niisugune ratastega paraplaan. Ja Raivos on sinu tehtud? Jah. Mis need rattad aitavad nüüd siis? Rattad on selleks, et veereda. See on nüüd siis maa peal liikumiseks, startimiseks, maandumiseks on hea. Kas sellega võiksid nagu tühi käigul ilma selle varjuta nagu ringi kimada? Sõitada ka rataste peal, ütleme siin linna vahel kuskil. Talvel saab siia põhimõtteliselt suusa alla panna? Väga hea idee. Suusad alla ja mööda Peipsi järve näiteks. Mis see kõige madalam kõrgus on, kus niimoodi veel rahulikult lennata saab, et nagu tuul on all ja kõik toimib? No rattad puudutavad maad. Lausa nii? Jaa, saab küll niimoodi. Selge. Kas sellel on nagu siis ka märksa võimsam mootor, eks? Jah, sellel on 25 hobust, ta nagu kannab rohkem raskust ja... See meenutab lennukit, aga see paraplaan vist... Ma nimetangi teda lennukiks. Aga ta vist ei ole nagu see ega teine, et ta ei ole nagu lennuk, ta ei ole vari. Tema päriselt on ta nagu 3-rattaline motoparaplaan. Või 3-rattaline motovari. Theresa, kui me seda luba hakkasime taotlema, et täna õhtul siia maja taha maanduda, siis pidi helistama igasugustesse ametitesse, sest et ei jõutud selgusele, et kas seda tuleks küsida lennuliikluskeskusest või lennuametist või kust. Mis klassirelv üldse on paraplaan?
Tegelikult õhusõidukite alla ta ei lähe ja see lugu on pikk, mis sellest rääkida võib, aga üldjuhul ta läheb praegust meil vist Eesti seaduste järgi luuaga, lenda vaibaga ja sihukestega asjadega nagu ühte ritta. Niisugused muud Eesti asjad, jah? Jah, muud head Eesti lendamise asjad. Kas oled sa kunagi kukkunud ka, Theresa, kõigi oma lennutundide juures selle asjaga? Jaa, esialgu küll niimoodi, ühesõnaga see on selline algajate esmane reaktsioon, et kui natukenegi tõusma hakkab kogu see värk, siis on kohe käed alla, see tähendab pidurid peale, jalad üles ja see tähendab kohe kõps perseli maha. Nii et minu esimesed allatulekud olidki kohe tagumiku peal. Aga kes kõige õnnetumalt on su kaasfännidest niimoodi lennanud? Keegi nagu Eestis sellega veel surma ei ole saanud? Ei. See on selles mõttes suhteliselt turvaline? Üldjuhul jah. Kas mingisugune võimalus on, et see vari paneb õhus nagu tiivalt kokku ja siis tuled kõige selle propelleri? Selle jaoks, et mina nüüd oma selle tiivad ülevalt kokku pakiksin, ma pean ikka väga ränka vaeva nägema, et kõik need kõrvad niivõrd alla tõmbama, aga mul ei ole selleks jõudu nii palju. Sellel aparaadil, ma vaatan, ei ole veel küljepeeglid, ehk et see on selles mõttes, ei ole veel probleem, et kui mööda sõidad, et siis kellegi ette ei sõida midagi seesugust. Miks niisugusega ei saa tööl käia? Kui sul on linnalähistel maja, et hommikul istud niisugusesse aparaati. Tead, ma ütlen, miks? Tal ei ole kojameest, kuhu vahele saab trahvikviitingit panna. Ma arvan küll, jah, kus sa seda ikka pargid, jah. Need kollase vestiga mehed käivad puntis ümber nagu mesilased ja ei saa midagi tehtud. Parkimisega on probleem, jah. Raivo juba planeeris siia alla sihukest korvi, et kui poest tuled, saab kartul ja piima siia alla panna. No, siin on vaba ruumi küll, jah. Panna küll, jah. Aga linnas sellega nagu lennata ikkagi ei saa, jah? Lennata, sõidame rataste peal. Okei, aga õhus, niimoodi trammide kohal? Miks mitte? Tohib ka? Võt, see on juba eraldi küsimus. Aga mis seal see oht või milles on nagu probleem? Linnas on juhtmeid palju, elektriliinid segavas. See on oht ja kui nüüd peaks midagi mootoriga juhtuma, siis on kohe esimene probleem, et kuhu maanduda. Aga mis sellise mootoriga juhtuda saab? Sureb välja nagu tavaline mootor? Nagu ikka mootor. Mis sa siis teed, kui mootor välja sureb? No siis hakkan kohe paaniliselt otsima maandumispaika. Ja linnas on seda võrdlemisi raske teha? Lendamise ajal tuleb pidevalt mõelda sellele. Lendan ja kogu aeg mõtlen, et kui nüüd midagi juhtub, et kuhu ma siis maandun. Aga miks sa siis üldse lendad, kui sa ainult sellele mõtled lennu ajal? Kui ma nüüd linnas lendan, siis mõtlen, jah. Aga kui ma kuskil mujal, siis ei ole sellega probleemi. Aga millele sa mõtled, kui sa näiteks mujal lendad? Kui sa lendad näiteks lihtsalt kuskil heinamaa kohal? Ma naudin. Theresa, räägi nagu lõpetuseks mingisugune väga ilus lugu oma lennukogemusest, et kui sa oled kuskil õljunud, kus iganes, siis enesearust kõige ilusama koha kohal. Me õppisime, kui me õppisime lendama, siis me käisime seal Asaku põllu peal ja seal oli minu arust väga hea vaade see, et kui õhtul oli päike loojunud, me läksime üles kõrgemale, siis päike veel paistis. Ja minu 13. lend läks kraavi. See on otses mõttes all nad vaidlesid, kas kraav on möödas või ei ole. Ja lõpptulemusel kraavi ei olnud möödas ja ma maandusin kraavi, niimoodi, et ma jõudsin kraavist välja hüpata. Muide, väga ilus oli lennata Peipsi ääres, kui me lendasime Alatsküül. Seal muidugi tekib see probleem, et Vene õhutõrjekahurid hoiavad teid niimoodi kogu aeg sihis. 200 meetri kõrguselt oli juba näha Venemaad ilusti. Tere Peipsi järv oli nagu kaardi peal. Kuulge, sõbrad, olge head, öelge palun kolmekesi kõik ühte asja. Ma olen alati mõelnud, et kui ma olen ise väiksest peale seda mõelnud, et kui oled all kuskil põllu peale, näed, et näiteks lennuk tõuseb või keegi lendab sust üle, siis inimesed ikkagi lehvitavad. Te öelge päris ausalt, kas te näiteks näete, kui keegi kuskil all lehvitab, lehvitate ta vastu või tegelete te muude asjadega, nii-öelda naudite või siis mõtlete plaaniliselt maandumiskohale? Täna oli väga hea näide. Alati, mina lehvitan alati. Täna oli palju, kui Ott nüüd õhku tõusis Rusalka juures, siis oli näha all lehvitajaid. Kõvasti lehvitatakse. Ott, sind jääb üle ainult õnnitleda selle esimese lendintervjuu soorituse puhul või selle maandamise puhul, mida oli kena vaadata. Ja nüüd peaks panema mootorid tööle sellepärast... Ma keeraks mootorid bändi poole siis. Just täpselt ja paneks tööle. See on hea naljakas vaadata, kuidas taldrikud lendavad. Jaa.